fun, who this? New fun, who this? I'ma pull up in a brand new whip. You gon' try me, let's real stupid. Go all out, it's all I do, babe. New fun, who this? I'ma pull up in a brand new whip. You gon' try me, let's real stupid. Go all out, it's all I do, babe. Pull up in a brand new whip. You can't get paid, all out, it's all I do, babe. Pull up in a brand new whip. You can't get paid, all out, new fun, who this? Me oleme nüüd metroos ja kell on 7:15 ja sõidame siis metrooga rongijaama, kus me saame siis ühe otsaga Sõude kanali juurde. Ja keda me vaatame lähedale? Neljapati, meie kallist neljapati, B-finaali ja lähme elame siis Eestistele jälle kaasa. Oleme jõudnud siis metroost rongi, kus meil on siis kuskil 20 minutit sõita, umbes 2 peatust. Ja siin on väga mõnus tegelikult, konditsioneer töötab võrreldes siis metrooga. Ja see ilm on tegelikult täna üldse selline veider, et vihma sajab, aga väljas on praegu veel siis 24 kraadi. Päeva peale peaks minema 31 peale. Nii et tuleb huvitav ilm, loodetavasti vihmasadu jääb järgi ja saame ikkagi sõudmist nautida ilma vihmata. Ja mina ütleks, et see süsteem oli ka päris mugav, et tulime nii-öelda siis metrooga peatusesse, siilid näitasid, kus on nii-öelda siis rongijaam ja siis rongijaamas juba tegelikult ka lümpia inimesed nii-öelda suunasid juba, et kuhu minema täpselt peab, et kõik see kokku, see jalutuskäik võttis 5 minutit, et ülilihtne ja ülimugav. Liigume nüüd siis sinna Sõude kanali poole. Nagu näha, siis tegelikult liigub päris palju inimesi siis vaatama sõudmist. Ja tegelikult rongijaamas või rongipeatuses siis täpselt sama lugu. Viidad igal pool, inimesed suunavad. Väga lihtsaks on tehtud fännile tõesti. Teki küsimus, kuhu suunas minna, miks minna? See on jah päris positiivne, et nad nagu ütlevad meile iga liigutus ette ja ka rongijaamast välja tulles olid automaatidega juba seal turvasid ja väga palju politseinikke ja ka isegi väljas, rongijaama väljas oli suunajad, kes näitasid kuhu minna ja see oli nagu päris hea, et see ise hakkama otsima, mõtlema, et oota, kus see täpselt nüüd oli ja mis teed pidi kõige parem minna. Et see on hästi lihtsaks tehtud tõesti täna siin, et loodame, et siis teistel võistlustel on täpselt samamoodi ja et fännil on hea mugav olla. Hello! One water, please. Water. And Coca-Cola. Kõnnime siis selle olümpia poole siin ja mõtlesime, et võtame väiksed joogid, väike Coca-Cola ja ühe siis vee võtsime ka, Pellegrino. Ja siis mõtlesime, et kui kallis siis siin olümpial nagu on, siin just staadionite juures ja tegelikult väga kallis õndki, et 2 jooki läksid 4 eurot maksma. Ehk siis päris mõistlik ja ei ole üle see hind, üle nagu paisutatud see hind siis. Aga vaatame, mis seal staadionil muidugi on, et seal võib päris kalliks minna. Aga loodame, et prantslased on mõistlikud ja hoiavad neid hindasid mõistuse piires nii-öelda. Tere tulemast olümpiale, mis meil siis siin ees ootab? Me vaatame siia official shopi, vaatame, mis meeneid on võimalik siit kaasa osta. Ja tegelikult me juba käisime korra menüüd fiilumas, mida siin pakutakse. Räägi, mis sa nägid seal menüüs? Hot dog maksis 11 eurot näiteks. Ja seal oli tegelikult teised hinnad olid üpris okeid. Seal 10 piiris. Mis menüüs olid seal üldse? Teisi asju seal söökidest ma täpselt ei mäleta, aga siuke asi nagu Coca-Colad ja sellist olid 3,50 vist, 0,3, need olid okeid. Vesi oli ka 3,50
ja ühte asja, mida ei ole olümpial, vähemalt siin ei ole, ma loodan, et kuskil mujal ikka on, ei ole õlut. Fännluse üks põhiosadest on puudu. Õlut saab, aga nullist siis. Nullist õlut saab. Ja see oli ka vist 5.50 pluss pant. Siin on ka pandisüsteem, ehk siis 2 eurot on pant. Ehk siis jah, õlut pole, aga nautida saame ikka, et ei ole hullu. No ei pea ju kogu aeg ka. Ei, see on üks ikkagi fännluse osa selles mõttes. No jaa, aga kogu aeg ei pea. Ei, kogu aeg ei pea, aga üks fännluse osa ikkagi. Kogu aeg ei pea. Ikkagi kogu aeg fännluse osa. Ikkagi kogu aeg ei ole vaja. Ikkagi fännluse osa selles. Aga lähme vaatame siia olümpiapoodi, et mis meil siin pakutakse. On siin olümpia tote-bagid, 10 eurot näiteks. Särgid, 25 eurot. Siis seal on erinev valik erinevaid särke, nii polosärke kui tavalisi särke kui spordisärke, mille hinnad siis varieeruvad siin 45 ja 30 euro vahepeal. Siit saab mingid võtmehoidjaid soetada, eks, nagu ikka. Mingid erinevad väiksed kaardikesed, kaardipakid, magnetid, igasugu huvitavaid esemeid leiab siit, kus siis on olümpia nii-öelda olümpiatekstid peal. Siin on olümpiamaskott näiteks 45 eurot, Made in France. Saab odavamalt ka, 20-ga saab ka. Saab ka 20-ga, aga see on karbi küljes, teine ei ole. Siin on müts, proovi päev. No, ostad või? Kui oleks 40 eurot, siis võib-olla ostaks. 40 euro eest ei hakka ostma selles mõttes. Ma arvan, et mingi hetk selle maskoti sealt ostan, aga võib-olla mitte päris siit. Et selline see official nii-öelda merch'i pood on. Et igasugu asju saab, kellele mis meeldib, mütsid, särgid, võtmehoidjad. Kui te lähete järgmistele olümpiamängudele, siis võite arvestada selliste hindadega. Isegi võib-olla kallimatega, LA-sse on mineks, siis 4 aastaga võivad hinnad muutuda jälle. Ühesõnaga jõudsime niisugusesse telki, kus siis saab sõude ergomeetriga sõuda ja 100 meetrit on siis distants ja mehed lähevad siis proovivad teha Prantsusmaa Pariisi rekordit, mis on praegu siis 14.50. Pariisi rekordit me ei lähe tõmbama, me üritame olümpiarekordi siis ära purustada, mis on praegu 14,5 sekki. Helgetel aegadel all 14 on tõmmatud, nii et vaatame, kas täna külmad peale minnes... Nii et loodame parimat. Ma kommenteerin siis juurde, mis poisid siis tegema siin hakkavad. 100 meetrit on siis distants ja hakkavad siis omavahel ka võistlema ja hakkavad pulli tegema. Nii, närv on sees juba, võistlusnärv üle pika aja siin jälle sõudeergomeetril, võistlusstardis. Ütleme, et oleks võinud sooja ka teha anda natuke, aga... No teed praegu ju? Ma siin mõned tõmbed teen, et ikka päris selge ära ei tõmbaks. Räägi juurde, kuidas siis tehnikaga käima peab? No eks ikka tõmba algusest lähme siis, ütleme, jalgade pealt tõmbame, et siin keha ei kasuta. Siis paneme keha juurde ja siis lõpetame nii-öelda tõmbe ainult kätega. Ja siis ette sõites viime käed üle põlved ära ja siis hakkame ette liikuma. Mehed hakkavad siin hullu panema, siin peab hoidma neid, nii et vaatame seda võistlust. Meie oleme muidugi Eesti poolt, siin on Hollandi võistlejaid. Nii et vaatame, kas Eesti vähemalt ühe medali siis kätte saab. Seal ekraanil tegelikult on ka selline võistlusrada, kus me näeme, kes juhtima hakkab ja mis see aeg siis lõpuks tuleb. Et siis siin hakatakse ikka päris hullu panema, et hoitakse kohe täitsa kinni, kasutatakse abikätt. Siin tundub, et asjad on ikkagi asjaloolud sellised, et siin on ikkagi kõik profid. Vähemalt minu ebaprofessionaalne pilk ütleb selliselt, et kui juba kinni hoitakse, siis tähendab, et siin hakatakse rebima. Ehk siis meie võit. Spordipunkt esitas teine.
ja Eesti mehed top 2, nii et tõmbasime ka hollandlastele ära. Nii et esimesed 2 medalit seda olümpiamängudelt tulid just siit. Nii et lähme vaatame edasi, mis meil siin alal pakutakse. Ma arvan, et päris paljud on kuulnud näinud, et olümpiamänge siis toetab Visa. Ja vot, siin alal on sama lugu, et sa läksid vett ostma. Ja ostsin siis pooleliitrise vee, maksis 5,50. Selle sees on ka 2-eurone pant siis. Ja Visa-kaardiga saab ainult maksta. Minul on Mastercard, sellega maksta ei saanud. Nii et pidin sularahas maksma. Et see on päris huvitav, et ainult ühe kaardiga, ühe siis brändiga saab ainult osta siin. Et kindlasti Visa on väga õnnelik. Aga Mastercard enam nii õnnelik ei ole. Just. Siin on ka sularaha pangaautomaadid toodud, ehk siis on võimalik sularaha välja võtta. Aga kui kaardiga tahta maksta, siis ainult Visa. Eestlaste stardini on jäänud veel 9 minutit. Nad võistlevad siis 7. kuni 9. koha peale. Nii et ma ise ennustan, et me ikkagi 7. koha ja B-finaali võidu koju toome. Täpselt nii. Millegi muu järgi ei olegi mõtet minna selles mõttes. Läheme paneme hullu, võtame riski ja läheme lihtsalt. Teeme ära. Numbrid näitavad ka, et peaks tulema, nii et hoiame pöialt. Teises koht, tegime ära. Tuli ära! Me oleme leidnud siit Pariisi Sõude kanali äärest meie Eesti koondise varumehe Uku Simm Timmuski. Kuidas siis tuju on, see on sinu esimene olümpia, eks? Kus sa siis kaasa lööd? Mis sul siin on nagu üllatuseks olnud või mis sind nagu kõige rohkem on pannud imestama, kas siis korralduse või üldse nagu selle meeleolu pealt, mis siin nagu olümpia toimub? Sportlase vaatest väga tore üritus ja väga nagu võimas on siin kaasa lüüa kas või siis varumehena. Ja väga lahe on ka näha oma mehi niimoodi võistlemas. Ise tegelikult võistlesid ka, tegid ühe sõidu. Kuidas seal läks? Tegin isegi 2 sõitu. Üks oli aja peale ja teine oli siis teistega võidu. Ja siis seal, sellest peamises sõidus jäi 4., aga kuna seal oli nii väike vahe nende vahel, et oli raske. Aga muidu aegade liites oli teine. Ühesõnaga, see oli varumeeste võistlus? Ja see oli varumeeste võitlus, jah. Kuidas need olümpiaküla voodid siis on? Olümpiaküla voodid mulle isiklikult nagu sobib see. Mul nagu ei ole midagi kurta selle osas, aga need on suhteliselt kõva on ikkagi nende peal magada ja need koosnevad nagu klotsidest. Sul on 3 klotsi, mis sa saad keerata, kas on kõva pool või pehme pool ja siis sa saad muuta seal kuidagi. Kuidas jõuda olümpiamängudele kas või varumehena? Mida tuleb teha? Olla järjepidev, teha palju trenni ja olla järjepidev. Kuulsite ka meid või? Ei, väga hästi oli kuulda ikka. Ma ise ka imestasin ja tavaliselt nagu ei kuule mitte midagi. Kõrvad B-finaali ajal, suht vaikne ka. See oli ikka mega oli. Nagu seal tuli räme power tuli sisse, kuuled ikka oma mehina. Saadan paadi minema, käime pesus, ma arvan, lähme olümpiakülla ja siis on väike õhtusöök presidendi poolt ja siis on vaba kava. Jõudsime lõpuks rongi peale ja sõudmine siis edukalt läbitud. Eesti koondis 7. koht. Väga lahe, tegime pilti ja väga, kuidas ma ütlen, siis emotsioonide rohke võistlus oli. See mehed ise ütlesid ka, et kuulsid meid ja siis see andis neile nagu lisajõudu, mis on alati positiivne kuulda. Me oleme nüüd päris mitu tundi siin jalgel olnud, jalad on väsinud, aga õnneks või kahjuks meie päev pole veel läbi. Me lähme kodust läbi, teeme väikse pesu.
ja siis juba liigume olümpiavilla, kus me siis uuesti kohtume sõudjatega ja loodetavasti ka siis teiste Eesti olümpiasportlastega. Vaadake, kuhu me jõudnud oleme omadega. Olümpiakülla. Täpselt siin, kus kõikide riikide sportlased üle maailma tulid kokku ja siin ööbivad. Siin on meediaala, siin antakse intervjuusid ja tehakse igast muud põnevat. Lähme uurime, vaatame, kus on eestlased, kus on võib-olla superstaarid. Siin taga enne nägime, et on Hispaania hoone, äkki näeme Rafael Nadali. Ei tea, Allar Raja nägi, nii et loodame, et ka meie. Kõik tundub suur, lai kompleks, aga nüüd me otsime siis need eestlased üles. Lähme sõudjatele, ütleme tere, võib-olla teeme väikse intervjuu ja vaatame, et kas mõne muu eestlase leiame ka. Olen siis peale 2024. aasta Pariisi olümpiat teinud üles Tõnu Hendriksoni ja tema jaoks kindlasti väga ajalooline hetk. Ametlikult siis on nüüd juhtunud nii, et enam seda tippspordivärki võib-olla nii jõudselt ei tee. Et mis tunded siis nii-öelda valdavad peale sellise otsuse langetamist? Ja otsus tuli raskelt. Nali. Ei, tegelikult otsus oli teada juba 9 kuud tagasi, et kui me kvalifitseerume, siis on kõik. Siis peale seda lõpetab. Enne starti, me tulime kohale umbes nädal enne starti siia. Laupäeval tulime, nädal enne starti. Mõte oligi tegelikult see, et kuna see meie jaoks on täiesti uus võistluspaik. Ma ei ole siin mitte kunagi käinud. Et siis oli vaja seda veetunnetust saada. Kohaneda ilmastiku kaudu. Midagi teadsime, et pigem on vasakud tuuled, vasakud alla tuuled. Tuli välja, et on ka paremalt poolt vastu tuuled. Seda kohanesime närv enne finaalsõitu, B-finaalsõitu, tegelikult närvi enam sellist, mida ma nimetan või mida mõelda närvi all. Mul ei ole seda närvi, et mul hakkab start. Nagu me Allariga ka arutame, et kõige raskem on see, et kas ma suudan ennast sidrun tühjaks pigistada. See on nüüd see kõige raskem tegelikult. 200 umbes enne lõpus, ma ütlesin kindlalt lõpul. Ma ütlesin suhteliselt kõva häälega, ütlesin öelda, et ei hakka keegi rapsima midagi, sest Norra oli nii piisavalt palju maas tegelikult. Kui hakkad kiirendama, proovid midagi, tead, võid konna panna, konna see aegu kaotud. Jääd ette kinni, siis on sul kohe paat seisab. Aga enne sõitu pigem, kui tunnik enne sõitu, mõttes käis läbi pigem see, et see on viimast start. Mõtted olid hoopis nagu, rõhuasetus oli hoopis teine. Millega sa nüüd edasi tegeled? Ma küsin kodus abikaasa käest, et millega sa edasi tegeled hakkan. Näli, aga ei tea veel selles suhtes, et ma ei ole nii palju ette mõelnud praegu. Ülikool on lõpetud, eks näis. Käisime seal olümpiakülas ära, jõudsime Eiffeli torni juurde, istusime maha ja nüüd siis hakkame kaasa elama ja kellelegi muule kui Gregor Sirigile, ehk siis 200 meetri liblikujumise finaali hakkame vaatama, nii et loodame, et teeb hea tulemuse ja kõik kohad tegelikult on juba kordaminek, sest finaali jõudmine oli üllatus, nii et loodame parimat. Tõuseb sealt. Olümpiarekord sündis praegu prantslase poolt 1.51, päris kõva aeg. 7. koht, järjekordne top 7. Nii et ujumises meil ei ole väga pikalt juba nii hästi läinud. Nii et pigem peab olema positiivne, et mõlemad meie mees ja naine siis jõudsid finaali. Nii et palju õnne Eestile ja elagu Eesti ujumissport siis.
räägi, miks Eiffeli torn nii eriline koht on? Vaat tema erilisus võib-olla on see, et seda ei ole, niisugust ehitist ei ole kuskil mujal. Aga põhimõtteliselt, miks ta ehitati? Ta ehitati 1889. aastal selleks, et tähistada siis Prantsuse revolutsiooni 100. aastapäeva. Alguses, kui ta ehitati, prantslastele ei meeldinud, maailmale ei meeldinud, kõik kritiseerisid. Ja alguses öeldi ka, et see on hästi niisugune väikene projekt, umbes 20 aasta pärast võtame maha. Täpselt nii ei läinud, vaid nüüd oleme siin 2024 ja see on ikka veel alles. Ehk siis ajapikku põhimõtteliselt hakati seda armastama, hakati selle tuntust koguma ja nüüd on ta põhimõtteliselt Prantsusmaa ilma Eiffeli tornita ei ole Prantsusmaa. Ja Pariis ei oleks ka see ilma Eiffeli tornita. Tema kõrguseks on 324 meetrit või siis tegelikult täpsemini öeldes oli, sest 2022. aastal püstitati tippu digiside antenn, mis tegi ta 330 meetri peale. Ja miks on Eiffeli torni nimi? On just sellepärast, et insener, perekonna nimi oli Eiffel. Et sealt see kõik tulebki. Ja lõpuks oligi, ta oli tegelikult maailmanäituse jaoks. Siin toimus maailmanäitus Pariisis 89. aastal ja täpselt selle jaoks tegelikult ehitati.